Need on Donald Trumpi Hiina poliitika globaalsed tulemused. Hiina alustas oma kaasaegse ajaloo suurimat tuumainfrastruktuuri laiendamist. Xinjiangi kõrbepiirkondades, Venemaa ja Mongoolia piiride lähedal ehitab Peking hiiglaslikku strateegiliste tuumajõudude rajatiste võrgustikku. Seda kinnitavad satelliidivaatused, mida me täna koos teiega ka analüüsime. Uus sõjaline infrastruktuur luuakse nii, et isegi USA esimene löök ei suudaks Hiinat jätta ilma tuuma vastulöögivõimest. Süsteem rajatakse Hami-šahtide raketisüsteemide piirkonna lähedale, mis on üks Hiina mandritevaheliste ballistiliste rakettide võtmekeskusi, mis suudavad tabada Ameerika Ühendriikide territooriumi. Ja tuumarelvalise sõjalise infrastruktuuri ehituse mastaabid on lihtsalt hämmastavad. See on suurem kui kõik olemasolevad šahtid maailmas praegu. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Siin on kindlasti millest rääkida. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele videole like ja jätka oma kommentaar selle video alla. Olen teile selle eest väga tänulik. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Reuters kirjutab täna järgmist, tsiteerin edasi. Ühes Hiina kõrbes ehitatakse tohutut sõjaväekompleksi, mis on loodud nii, et ükski esimene Ameerika rünnak Hiina tuumaarsenalile ei võtaks Pekingilt võimalust vastulööviks. Hiina tuumaraketid suudavad juba praegu tabada ükskõik millist linna Ameerika Ühendriikides. Nüüd näitavad satelliidipildid, et Peking ehitab lähedusse ulatusliku stardiplatvormide, punkrite ja sidekeskuste võrku. Eraldatud tuumasilosid, kus hoitakse Hiina armee kõige kaugemale ulatuvaid rakette. Piltidel on näha üle 80 platsist, mida kasutatakse Hiina laieneva mobiilsete raketisüsteemide ja õhutõrjepatareide laevastiku paigutamiseks. Ja ehituse ulatus viitab kindlustatud infrastruktuuri laiendamisele, mis on mõeldud Hiina maismaa tuumajõudude kaitsmiseks ja kasutamiseks. Infrastruktuuri ehitatakse tohutus mahus, hõlmates tuhandeid ruutkilomeetreid kõrbe. Sisuliselt on see selge strateegia Hiina strateegilise tuumaheidutuse mitmekesistamiseks. Ja nagu eksperdid täna kinnitavad, on just võime kaitsta oma šahte kõrbes võtmetähtsusega Hiina poolt deklareeritud eesmärgi saavutamisel, luua minimaalne, kuid usaldusväärne tuumaheidutus. See poliitika põhineb võimel anda vastulöök. Juhul kui Hiina saab esimesena tuumalöögi, see tuumarünnaku, kuigi Hiina rahvavabastusarmee suudab tuumarelvi välja lasta allveelaevadelt ja lennukitelt, moodustavad siiski šahtid loodes Xinjiangis ja Gansu provintsis Hiina tuumajõudude tuuma. Ja Hiina doktriini nurgakiviks on poliitika, et tuumarelva esimesena ei kasutata. See tähendab, et Hiina väed ei algata tuumavahetust. Siiski ütlevad mõned kõrgetasemelised lääne diplomaadid ja analüütikud, et Hiina võib kasutada tuumajõuga ähvardamist, et piirata välissekkumist Taiwani konflikti korral. See on väga oluline punkt, me tuleme selle juurde natuke hiljem tagasi. Siinkohal tuletan meelde, et sel kuul hoiatas Hiina liider Xi Jinping USA presidenti Donald Trumpi, et ei oleks vale. Tema arvates võib riikide erimeelsuste lahendamine Taiwani küsimuses, mida Hiina peab oma suveräänseks territooriumiks, viia nad ohtlikku olukorda kuni sõjani välja. Ja siin on teile avastus tuumajõudude kohta. Ja nagu eksperdid nüüd kinnitavad, on uus kõrbe infrastruktuur koondunud 2 8-nurkse rajatise ümber, mis on ehitatud viimase 6 aasta jooksul Ida-Xinjiangis. Mõlemad asuvad Hami tuumašahtidest edelas. Üks neist on umbes 140 kilomeetri kaugusel, teine umbes 230 kilomeetri kaugusel. Satelliidipildid näitavad, et 8-nurksetes rajatistes asuvad personali eluruumid ja suur sõjatehnika. Kompleksi keskel asub keskhoone, kus asub kogu juhtkond. Kompleksi keskosa ümbritseb hoolete ring, kus asub sõjaväepersonal. 3. tasand võib olla mõeldud sõjatehnika, sealhulgas laskeseadmete hoidmiseks. Perimeetri ümber asub mitu ajutist rajatist ja 10 sõjaväemasinaid. Nende kõrval paiknevad soomustatud punkrid ja kindlustatud relvalaod, samuti lennuväljad ja raudteesõlmed, mis ühendavad 8-nurksed kompleksid Hami-šahtidega.
nagu piltidelt näha, toimusid selle kuu ja aprilli jooksul oktagoni põhjaosas õppused, milles osales suur sõjatehnika. Kompleksi keskosa. Viimastel piltidel on näha ka suuri telke ja maskeeritud stardiplatvorme. Kõrbe raiutud platsidel on mõnel juhul paigutatud õhutõrjerakettide patareid. Ja siin ma lihtsalt tuletan meelde, et eelmisel aastal septembris Pekingi paraadil, mis oli pühendatud teise maailmasõja lõpu 80. aastapäevale, demonstreerisid Hiina sõjaväelased just nimelt relvi, mis on võimelised kandma tuumalõhkepeasid. Demonstreeritute hulgas olid nii šahtipõhised kui ka mobiilsed mandritevahelised ballistilised raketid. Ja viimases Pentagoni aruandes Hiina armee moderniseerimise kohta öeldakse, et riigis on lõhkepeade tootmine aeglustunud. Kuid Hiina liigub selles suunas, et 2030 aastaks oleks tema arsenalis 1000 tuumalõhkepead. Detsembrikuu aruandes on hinnatud, et Hiina on tõenäoliselt paigutanud 100 mandritevahelist ballistilist raketti just oma 3 peamisse šahti. Hiina tugevdab samuti oma varajase hoiatamise süsteemi, mis põhineb satelliitidel Huayang 1. Pentagoni andmetel suudab see süsteem tuvastada lähenema mandritevahelise ballistilise raketi 90 sekundi jooksul pärast starti ja teavitada juhtimiskeskust 3-4 minuti jooksul. Sellest ajast piisab, et Hiina jõuaks käivitada oma šahtipõhised raketid enne, kui need tabatakse. Lõpetuseks toon teile Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi andmed. Uuringute instituut kirjutab, et potentsiaalne konflikt USA ja Hiina vahel Taiwani pärast tõenäoliselt provotseerib tuumarelva kasutamist. Ameerika ja Hiina relvajõududel on erinevad eesmärgid. Hiina püüab heidutada USA'd ja nende liitlasi, Washington aga tugevdada Taiwani saare vastupanuvõimet. Praegu puuduvad avalikud andmed, mis viitaksid sellele, et pooled on valmis kehtestama kaitsemehhanisme. Jutt käib reeglitest, relvade kasutamisest, mis piiraksid lööke, luure ja juhtimise arvutisüsteemi võtmesõlmede pihta. Ehk siis seni pole kokku lepitud, kuidas täpselt vajadusel reageerida. Ja tegelikult valmistab Hiina praegu ette seda võimsat tuumaarsenali, mis nende plaani kohaselt peaks lihtsalt heidutama Ameerika Ühendriike isegi katsetest kaitsta Taiwani. Ehk siis vihje sellele, et me arendame sellist tuumaprogrammi, mille puhul, kui me läheme Taiwani vallutama ja teie proovite meid takistada, siis me lööme teid kohe nende rakettidega. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järendused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses, või kasutades teie ekraanil olevat QR-koodi. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!